Tere ja tere tulemast tagasi Infoturbe kööginurka, kus annan ülevaate möödunud nädalal infoturberingkondi kõigutanud või raputanud uudistest sellises pehmemas ja kergemas ning loodetavasti kõigile mõistetavas ja arusaadavas võtmes. Seekord käsil juba episood number 14. Muuhulgas räägin täna politsei uudistest Prantsusmaalt, kaubandusettevõtete häkkimisest ning üldse parooli häkkimisest ning natukene Hiina nutiautodest ja vahelduseks üle pika aja taas pisut togejuttu. Aga seekord alustame siis sõnumitega Euroopa politseiorganisatsioonidelt. Nimelt Poolas õnnestus politseil lõhkuda üks küberpettuste grupeering. Grupil õnnestus varastada 55 ohvrilt kokku ligikaudu $600,000 ning kõik välja petatud raha siis konverteeriti koheselt krüptorahaks. Pettusi viidi läbi sel moel, et petturid esitlesid ennast siis kas politseinikena või pangatöötajatena ja kokku esitati siis selle juhtumi käigus süüdistus 46 inimesele vanuses 19 kuni 51 aastat ning 9 neist võeti ka korraga vahi alla. Enamus petturitest ei olnud üldse poolakad, vaid olid Ukrainast ning oli ka inimesi Moldovast, Gruusiast ning Aserbaidžaanist. Grupp kasutas oma pettuste läbiviimiseks ka tarkvara, mis võimaldas neil võltsida telefoninumbreid, millelt siis ohvritele helistati, mis loomulikult siis lisas sellele pettusele ka usutavust. Lisaks Hollandi võimud mõistsid 18 kuuks vangi 24-aastase mehe, kes plaanis läbi viia paroolipüügiründeid ning oli oma seadmetesse juba installeerinud ja seadistanud ka vastavad häkkimistööriistad. Ning Prantsusmaal mõisteti möödunud nädalal 5 aastaks vangi üks Valgevene rahvusest kodanik, kes oli süüdi siis lunavararünnakutes Prantsusmaa ettevõtete vastu. Mees tegelikult arreteeriti juba 2022. aastal Gruusias, kuid alles möödunud aastal siis anti Prantsusmaale välja ning nagu ma ütlesin, möödunud nädalal mõisteti lõpuks ka süüdi. Prantsusmaa uudistega ka jätkame. Aastaid on prantslased teinud sellist nägu, et nagu midagi poleks juhtunud küberturbe vallas, ehk et nagu neid ei rünnatakski või kõik oleks nagu business as usual või kõik oleks nagu väga tavaline. Aga nüüd on siis näha Prantsuse võimude poolt sellist uut käitumismalli. Ilmselt on siis osalt tingitud ka sellest, et prantslased soovivad end kehtestada sellise Euroopas uue tehnoloogia liidrina vastandiks USA-le ja teisalt ka siis selline uus sanktsioonide pakett Venemaale, mis on õhus ja seoses sellega siis ongi nüüd prantslased tulnud välja selliste raportite ja uudistega ning on avanud lõpuks ka tausta mõnele sellisele kõrgema profiiliga küberründele, mis aja jooksul siin toimunud on. Teisipäeval andis Prantsuse välisminister siis avalduse, kus lõpuks nimetas, et Venemaa ja Venemaa välisluureorganisatsioon GRU on siis tegelikult see, kes on süüdi sellistes suuremates küberrünnetes Prantsusmaa ajaloos üldse. Näiteks Macron Leaks, kus enne 2017. aasta presidendivalimisi prooviti siis valijaid kallutada infoga, mis oli saadud ligikaudu 20 000 varastatud e-mailist, siis rünnak Prantsuse telekanali TV5 vastu, mis peaaegu tõmbas kogu ringhäälingu kanaliga pikali. GRU häkkerid toona esitlesid end üldsegi ISISe aktivistidena sellisest grupeeringust nagu küberkalifaat.
ning üks selline enim silma hakanud rünnakuid oli siis Pariisi 2024. aasta olümpiamängude ajal toime pandud erinevad teenustõkkeründed ehk siis DDoS ründed. Selleks, et diskrediteerida ja võid tõmmata alla siis Prantsuse ja Pariisi olümpiamängude mainet. Ja täpsemalt siis süüdistavad prantslased GRU poolt rahastatud ning juhitud grupeeringut APT28, mis on APT, sellest olen juba rääkinud, et vaata järgi, kui mahti on. Ja seda APT28 grupeeringut tuntakse siis ka selliste nimede all nagu Blue Delta, Fancy Bear, Forest Blizzard, Zednit ja Sofassi. Grupp on tegelikult aktiivne juba aastast 2004 ning ründabki peamiselt siis erinevaid riiklikke energia, militaar- ning meediaorganisatsioone Euroopas ja USA-s. Nüüd uudis, mis puudutab kõiki Apple'i seadme kasutajaid ja kõiki, kes kasutavad seadmeid, mis toetavad sellist asja nagu või sellist teenust nagu Apple'i AirPlay. Nimelt avastasid sellise turbeettevõtte nagu Oligo Security Research nutikad insenerid just nimelt siis Apple AirPlay protokollis ja Apple'i AirPlay SDK-s, mis on siis Software Development Kit või siis eesti keeles tarkvaraarenduskomplekt, mille abil siis kolmandad tootjad saavad enda tarkvarasse lisada siis Apple'i AirPlay toe. Ja siis need uurijad siis avastasidki selles AirPlay protokollis ja SDK-s rea nõrkusi, mis võimaldavad igaüks iseseisvana, aga ka siis sellise teatud jadaks kokku panduna sooritada üsna pahasid asju. Nagu näiteks ilma ühegi klikita pahatahtliku koodi käivitamine, ühe klikiga pahatahtliku koodi käivitamine siis ohvriseadmes, mööda hiilimine igasugustest juurdepääsupiirangutest, failisüsteemi kontrollipiirangutest ja kasutaja tegevusest, ligipääs tundlikule informatsioonile seadmes ning väga palju muud paha. Ehk et mõistate, et tegemist on üsna sellise kriitilise ja suure probleemiga. Need haavatavused siis põhimõtteliselt võimaldavad pahalasel potentsiaalselt saavutada kontroll nende seadmete üle, mis toetavad AirPlay'd. Ja nendeks on siis nii Apple'i seadmed kui ka kolmanda osapoole seadmed, mis toetavad AirPlay'd. Näitena võib tuua telekad, igasugused targad kõlarid, siis ka automeediaseadmed, mis toetavad üle õhu CarPlay'd näiteks. Apple ning Oligo tegid koostööd, et need haavatavused saaks parandatud. Tänaseks saadaolevad Apple'i tarkvara uuendused on selle vea juba ära paiganud. Küll aga peavad tähelepanelikud olema need, kes siis oma seadmete paikamise või seadmete uuendamisega väga tegeleda ei viitsi. Ja nagu ma ütlesin, siis lisaks risk varitseb ka jätkuvalt neid mitte Apple'i seadmeid. Risk on küll selline madal, ehk et ründaja peab olema esmalt saanud ligipääsu siis sinu koduvõrgule, kuid need seadmed, mis liiguvad avalikus ruumis või ühenduvad avalikesse võrkudesse, need seadmed on jätkuvalt haavatavad. Kuidas end kaitsta selliste rünnete ja selliste probleemide vastu? Loomulikult esimene kaitse on see, et tuleb oma seadmed hoida uuendatuna ja paigatuna. Lisaks sellised seadmed, mis toetavad AirPlay'd, aga sa ei kasuta nendes AirPlay'd kõik need telekad ja muud seadmed, siis soovitus on selline funktsionaalsus üldse välja lülitada. Siis ühest väiksest küberäpardusest USA-s. Nimelt õnnestus Oracle tublidel inseneridel tõmmata nii-öelda juhe seinast 45 USA haiglal. Mis siis juhtus, oli see, et kogemata kustutasid insenerid ühe andmebaasi,
mille omanik on selline USA organisatsioon nagu Community Health Provider ja selle andmebaasi teenuseid kasutavad siis 45 haiglat üle USA. Ja nende andmete taastamine võttis aega 5 päeva, mille jooksul siis kõik need 45 haiglat läksid tagasi 80-ndatesse ja läksid oma protsessidega üle siis täielikult paberile ning pastakale. Nagu ma ütlesin, juhtus see tegelikult kogemata. Juhtus see sel ajal, kui insenerid tegid sellist tavapärast hooldustööd ühes oma andmekeskuses, aga näitab jällegi selgelt, et selline inimeksitus on väga lihtne juhtuma ning omab tegelikult väga-väga suurt mõju. Nagu lubasin, natukene Hiina nutiautodest või Hiina elektriautodest. USA-s on siis see teema, mida nüüd natukene lahkan, olnud aktiivne juba, ma arvan, et üle poole aasta, võib-olla isegi aasta, aga nüüd on siis see lõpuks jõudnud ka Inglismaa laiemasse pressi ja Inglismaa laiema avalikkuse ette. Nimelt Inglismaa kaitsetööstusettevõtted nagu BAE Systems, Rolls-Royce, Raytheon, Lockheed Martin ja Thales on siis oma töötajatele andnud teada ja lugenud sõnad peale, et kui nad kasutavad Hiinas toodetud elektriautosid, siis soovitav on nendes autodes esiteks mitte pidada tööalaseid vestlusi, siis mitte ühendada oma telefoni ei Bluetoothiga ega juhtmega nendesse autode ei laadimissüsteemidesse ega ka multimeediasüsteemidesse ning lisaks on soovitus ka parkida kõik need autod, kõik need Hiinas toodetud elektriautod vähemalt 2 kilomeetrit eemale töökohtadest, kus need inimesed töötavad, et vältida igasugust taustal toimuvat jälgimist. Üks uudis Lõuna-Koreast. Nimelt Lõuna-Korea suurim telkoettevõte SK Telekom vahetab välja kõikide oma klientide SIM-kaardid, sest neid tabas aprillikuus turbeintsident, andmeleke ja nüüd siis annabki Telekom teada oma klientidele, et nad peavad hakkama siis veebi vahendusel reserveerima endale uusi SIM-kaarte. Aga milles on probleem, on see, et on teatud SIM-kaartide selline defitsiit ja hetkel on siis nii-öelda 23 miljonist SIM-kaardist, mis tegelikult vahetamist vajavad, võimalik vahetada ainult 1 miljon. Ehk et väga väike osa. 1. mai oli rahvusvaheline paroolipäev. Kes teadis, käed püsti. Ja siis rahvusvaheliseks paroolipäevaks tegi Hive Systems oma iga-aastase testi, kus nad siis mängivad selliseid häkkereid, kes püüavad antud ajahetkel saadaoleva tehnika abil lahti murda paroole. Et siis aru saada, kui kiirelt on võimalik hetkel saadaoleva tehnikaga paroole lahti murda. Sel aastal kasutati siis Nvidia RTX 5090 graafikaprotsessoreid. Tegemist on üsna kuluka lõbuga, kuid siiski vabalt saadaoleva tehnikaga. Kasutatakse näiteks edukalt krüptoraha kaevandamiseks, aga saab väga edukalt kasutada ka siis paroolide lahtimurdmiseks. Ühesõnaga, antud konfiguratsioon võimaldas paroole lahti murda üsna kiirelt. Kui kiirelt, küsite? Toon näited. Tavaline parool, see murti lahti alla sekundi. Siis 8 tähemärki kombineerituna tähed, numbrid, sümbolid. Selle lahti murdmine võttis aega vähem kui päev.
kui soovid kasutada midagi sellist, mida poleks nii kerge lahti murda, siis alustada tuleks vähemalt 12-tähelisest paroolifraasist. Lühidalt, kui see parool on ikka selline, mille trükkimine võtab aega vähem kui 3 sekundit, siis võiksid väga sügavalt mõelda oma parooli vahetamise peale. Aga mis on siis need parimad hetkel saadaolevad praktikad paroolide osas? Esiteks pikkus üle keerulisuse. Ehk et need, kes mind pikemalt teavad, need ehk mäletavad siiamaani minu aastate tagust koolitust ning paroolifraasi mina ja koer läksime tööle. Siis kindlasti ära taaskasuta paroole. Nagu ma olen korduvalt öelnud, see on väga halb praktika ning ma ei näe ühtegi põhjust, miks keegi täna peaks paroole taaskasutama. Ehk tegelikult on olemas ju väga head ja väga kergesti ja lihtsasti kasutatavad paroolihaldurid, nii tasuta kui tasulised versioonid. 4. soovitus ehk siis kasuta sellist parooli, mis on kergesti meeldejäetav. Nagu ma ütlesin, mina ja koer läksime tööle. Väga hea parool, aga väga kergesti meeldejäetav. Järgmine uudis tuleb Suurbritanniast. Nimelt Suurbritannia suured kaubandusketid Marks & Spencer, Coop, Harrods sattusid möödunud nädalal küberrünnaku kas siis ohvriks või siis küberrünnaku sihtmärgiks. Marks & Spencer sai väga tugevalt pihta. Coopi puhul varastati kliendi andmeid. Harrods pääses kõige lihtsamalt ehk et neid üritati rünnata, aga turbetiim sai üsna kiirelt jaole. Kõigi nende 3 ründe eest võttis siis vastutuse selline grupeering nagu Dragon Force. Dragon Force on lunavaragrupp, tuntud ka selle poolest, et teevad neid nii-öelda topelt väljapressimisi ja nad on ka siis tuntud selle poolest, et nad on see nii-öelda ransomware as a service pakkujad ehk et lunavara teenusena pakkujad ja siis nende tarkvara saab osta ja kasutada igaüks, kes pahategusid tahab korda saata. Ründed jäid silma ka Inglismaa valitsusele. Selline minister nagu Minister for Intergovernmental Relations, võimalik vaid Inglismaal, Pat McFadden andis ka siis sellise väga tugeva sõnumi välja, et ettevõtted peaksid võtma küberturvalisust äärmiselt oluliselt ja äärmiselt tähtsalt ning peaksid oma küberturvalisusega tegelema. Ja lõpuks natukene togejuttu. Nimelt möödunud nädalal jällegi ujus välja pisut informatsiooni nende inimeste kohta, kes sellesse üksusesse kuuluvad ja kurioossena siis tuli välja, et anti 2 togetöötajale ligipääs tundlikule tuumainfole ehk siis infole, mis puudutab nii USA tuumavõimekust kui ka energiavõrke. Üks nendest oli siis 23-aastane endine SpaceX intern või siis praktikant ja üks oli riskikapitali ettevõtja. Kummalgi puudus senine kogemus tundliku informatsiooniga kokkupuutumises. Samuti ei olnud neile antud sellisele tundlikule informatsioonile ligipääsu luba. Ainuke positiivne uudis siinkohal on lihtsalt see, et need ligipääsud küll loodi ja need kontod neile inimestele loodi, aga õnneks need inimesed vähemalt hetkel teadaoleva info põhjal ei ole neid kontosid kasutanud. Aga jääme ootama tulevasi arenguid ja ehk ujub selles osas ka jälle uut infot välja. Selline oli siis tänane uudiste ülevaade ja kohtume jälle nädala pärast. Tšau, pakaa!